okei. Nagu mäletate, siis aasta alguses ma käisin Aasias, reisisin seljakotiga kuu aega Singapuris, Vietnamis ning Kambodžas. Kõige kauem selle perioodi jooksul ma olin Vietnamis, kus ma veetsin 2 nädalat ning me reisisime Lõuna-Vietnamis Kesk-Vietnamisse ning me Põhja-Vietnamisse ei läinudki, kuna tol perioodil oli tegelikult ääretult külm seal ja vihma sadas, nii me ei näinud põhjust raisata aega seal reisimisel peale. Jah, ehk siis põhjus minna Vietnamisse tagasi. Kuid kuna ma reisisin seal kõige rohkem ringi, siis ma oskan öelda fakte või teadmisi teile, mida te võiksite teada enne seda, kui te Vietnamisse reisite. Nii et stay tuned. Kui minna sinna seljakotiga reisima, siis ma ei soovita sul olla rohkem kui 1-2 päeva ühes asukohas. Ehk siis oleneb muidugi linna suuruses, kui sa lähed Ho Chi Minhi, siis ehk 2 pikka päeva, kuid kindlasti ma isiklikult ei soovitaks rohkem või kauem olla seal. Ja samuti käivad teiste linnade kohta, et kui sa lähed näiteks Da Nangi, siis seal ei tasuks olla rohkem kui 1 pikk päev. Vietnamis saab väga hästi hakkama ka dollaritega, kuid muidugi tuleb väga kasuks ka omada Vietnami nii-öelda kohalikku raha. Kuid kui minna sinna, siis võtta kindlasti kaasa väiksemad dollarid, kuna nendega saad tõesti nagu, kui sul on 100 dollariga, siis sa nagu eriti ei saa paljudes kohtades hakkama, kuna see on liiga suur rahasumma lihtsalt. Vietnamis pole tegelikult adapterit vaja. Mida ma kindlasti soovitan, on see, et kui sa vaatad majutuse või hosteli, siis vaata, et hommikusööga see oleks sees. Ja seda ma soovitan ükskõik, kui sa reisid, et kui sul on hotell, siis vali hommikusöögiga. It's not worth it nagu, et kui sul on võimalus, siis just go for it nagu. Muidugi kodumajutus on teine asi natukene. Ma soovitan jätta suuremad linnad nädalavahetustele, kuna siis suurtest linnadest toimub rohkem asju nädalavahetustel ja sul on võimalus kogeda rohkem kui tavapäevadel nii-öelda. Kindlasti, kui sa oled käsipagasiga või siis seljakoti reisil ainult, siis pane tähele, et 7 kilogrammi on pagasi piir ja nad kaaluvad seda ja meil kaaluti iga viimses kohas. Kuigi mul on selle kohta trikk, mille kohta tuleb eraldi video, kuidas pääseda sellisest asjast olukorrast, aga ühesõnaga võtke lihtsalt teadmiseks, et seda kontrollitakse. Vietnamis on kauplemine okei. Kui sa lähed Ho Chi Minhi, siis vali elamine District 1 selles rajoonis. Kui päris aus olla, siis rannad ei ole nii ilusad Vietnamis, ehk siis ma tegelikult ei saanud mitte ühtegi ilusaste randa seal ja Kambodžas oli ilusam rand kui Vietnamis. Ehk siis mitte teile pettumust koha peal valmistada, vaid ette hoiatada teid juba. Vietnamis on suurepärased toidud nagu ja kui võimalik, siis sööge turgudel, kuna nad teavad, mida nad teevad ning seal on väga soodsad hinnad ning meil ei olnud mitte ühtegi probleemi terve reisi jooksul kõhuga nii-öelda, kuna see on siiski välismaa ja kindlasti kasutage võimalust turgudel. Palju sagi, mis käib maleeria ümber, ütleme niimoodi, ja mina võtsin isiklikult maleeria tablette terve reisi jooksul, kuid on öeldud, et kui sa oled näiteks suures linnas ainult Ho Chi Minhis või kuskil Da Nangis või niimoodi suurtes linnades, siis tegelikult sul ei ole vaja maleeria tableti, et see on sinu enda teha, kas soovid või mitte. Aga kuna me reisisime ringi, elasime erinevates kohtades, kind of džunglites, isegi vahepeal mitte džungel, aga nagu metsas ja niimoodi, kus sääsed olid rohkem, siis me otsustasime, et me võtame maleeria tablette, kuigi Kambodžas on see hullem kui Vietnamis, ehk siis see on täiesti sinu enda teha põhimõtteliselt. Kui võimalik, siis kindlasti reisige Hoiani, see on imeilus muinasjutuline linn ja ma kindlasti soovitan seda linna. Eks see oli kõige ilusam linn Vietnamis, kus ma siiamaani olen ja me reisime 5 linnas. Mis oli minule suur üllatus oli see, et Vietnam on suurem, kui sa arvata oskad, ehk siis kaardi peal tundub see kuidagi nii pisikene või nagu vahemaad tundusid nagu okeid, aga tegelikkuses need vahemaad, mis ühest linnast teise toimusid, olid ääretult suured, ehk siis vaadake selliseid asju enne reisi ette, siis teil on rohkem aega planeerimiseks ja tutvuda olukorraga, ütleme niimoodi. Vietnamis on okei mitte tippi jätta, ütleme niimoodi.
palju sagemiste küsimust on toimunud viisa ümber ja mis ma võin teile öelda, on see, et Eestis viisa tegemine ei ole nii lihtne. Pass saadetakse Soome, Soomes tehakse viisa või siis võib-olla isegi saadetakse kuhugi teise riikide nagu Läti või Leedu, kus siis on Vietnami see embassy, ütleme nii. Ning kuidas mina tegin viisa, oli see, et kuna ma elan Kopenhaagenis, siis minul võttis viisa tegemine ainult 1-2 päeva, kuna meil on Vietnami embassy siin. Ja mida ma soovitangi see, et planeerida kõigepealt see väga varakult ette, aga kui sa näiteks lähed nädalaks, ma ei tea, Kopenhaagenisse või nädalaks Berliini, siis või kuhu iganes, kus on Vietnami embassy, siis võta enda pass kaasa ja nad teevad sulle 1-2 päevaga selle viisa ära ning nagu see tundub minu jaoks natukene lihtsam versioon sellest, kui ma pean minema kuhugi esindusse, siis esindus saadab kuhugi Soome, Soomest tuleb tagasi nagu too much struggle nagu for me. Aga minul oli single entry 1 month viisa ja kui ma ei mäleta õigesti, siis see oli 65 €. Kui sa soovid Vietnami rahatähti, siis öeldakse, et pangas on kõige parem kurss ning meie vahetasime raha enamasti pangas, ehk siis kõikidel kordadel. Aga mida te peaksite teada, on see, et paljudes kohtades on pankades kella 11 kuni 1-ni puhkepaus, neil on nagu see nii-öelda lõunapaus ja ehk siis arvestada enda graafikut selle põhjal. Mida ma isiklikult terve reisi jooksul panin tähele, oli see, et ma tegelikult soovitaks reisi planeerida linn-rand. Ehk siis nagu, et sa ei ole nagu ühest linnast teise, siis kolmandasse, kuna Vietnam on overwhelming ja see, nende elustiil on crazy, let's face it, ja eriti eestlasele see võib-olla ei ole kohane. Kui sa planeerid bussi või rongis sõite kuskist linnast kui teise, siis ma ei soovita osta ühtegi piletit internetis, especially don't believe those prices. Ehk siis ära usu neid hindasi, mida sa näed internetis, kuna need on millegipärast, need on kõrgemad või ma ei kujuta ettegi, kas need on mingi vahendajad, keda sa näed seal. Ehk osta piletid koha peal rongijaamas ja tegelikult see on ääretult odavam, kui sa näed internetis. Ehk siis ei ole vaja stressata selle pärast, et piletid tunduvad nii kõrged, tegelikult ei ole. Ühesõnaga, see on siis video minu Vietnami reisi kohta, mida ma sain teada Vietnami kohta ning mida ma oleks võib-olla soovinud teada enne Vietnamisse reisimist. Kui teile meeldib sellised videod, siis andke mulle märku palun ja mul on plaanis teha ka teiste Tansaania ja Korfu ja teiste reiside kohta sama video, siis ehk siis andke mulle märku, kui teile meeldivad sellised videod, thumbs up ja subscribe. Ehk siis jah, näeb teid peagi, tšauki!